Tervitusi siis siit Terviseameti maja eest. Sai just sees käidud, proovitud erinevate ametnikudega jutule saada. Otse loomulikult see ei õnnestu. Teabenõuded ja asjad, ma tean, mulle telefonitsi sain kätte, minuti sain rääkida ennem, kui mind edasi suunati. Et peaspetsialist keegi Irina on teabenõude tegelikult kätte saanud, aga see teenus, mis me saame, ei ole just kõige kvaliteetsem. Et kui ma ettevõtjana pakun kellegile teenus, siis ebakvaliteetse teenuses mul kliendid ei ole nõus maksma. Aga me oleme maksumaksjatena, maksame selle teenuse eest, mida riik meile pakub, ja see teenus on äärmiselt ebakvaliteetne. Selle kvaliteet jätab nagu igas tasemes soovida. Nii tervishoius, pensioni, eakad, haridussüsteem kui ka kõik Terviseameti poolt esitatavad seisukohad on lihtsalt absurdi tipp. Et inimesed, teil kõikidel on võimalik teha Terviseameti suunas infopäringuid, teabenõudeid ja mis iganes asju, nad peavad meile vastama. Põhiseaduslik kord näeb seda ette. Ja meil kodanikudel on kohustus hakata vastu, kui meie õiguseid rikutakse. Põhiseaduslikus korras on see kirjas, me peame hakkama vastu. Samamoodi me peame kutsuma korrale politseinikuid ja tegelikult see korrumpeerunud kohtusüsteem, mis meil on, see ei toimi. Kohtunikud on korrumpeerunud, see ei toimi, see ei tööta. Mina tean seda isiklikult omast käest liiga hästi. Et ootame vastuseid, terroriseerime edasi või terroriseeri, nõuame vastuseid. See ei ole terrorism, see on kodaniku õiguste tagaajamine ja õigus olla vaba, õigus saada vastavad vastused. Nagu Austraalia varianti nagu hästi ei soovi, kus sellise salvestuse eest, nagu mina praegu teen, oleks mul politsei ukse taga ja otseselt arreteeriks mind ja viiks mind ala üle kuulamisel, sellepärast, et ma õõnestan riigi korda. See äbarike kogu mind ei hirmuta. See äbarite kogu tuleb maha võtta. See ei toimi, see ei toeta kodanikuühiskonda, aitab sellest.